Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan 2025. aasta matemaatika laia riigieksami 5. ülesannet. Ja siin meil on üks sirge, millel on võrrand teada, ja siis meil on teine sirge, mis on sirge T, kus me teame lihtsalt 2 punkti. Ja siis me teame, et need sirged S ja T lõikuvad punktis L ja samas meil on vaja arvutada terve hunnik asju, näiteks punkti L koordinaadid, siis vaheline terav nurk, 2 sirge vaheline, ja siis meil on veel mingi 3 nurk, mis tekib. Ja ma arvan, et kõige lihtsam on see, et alustame järjest, eks alustame sellest nii-öelda esimesest ülesandest. Selleks, et seda lahendada, mina teeksin niimoodi, et ma leiaksin kõigepealt sirge T võrrandi. Ehk siis sirge S võrrand meil on antud, see on siin, nüüd meil on vaja sirge T võrrandit. Sirge T võrrandi jaoks ma võtan need 2 punkti, mis mul olid. Ehk siis meil on teada, et üks punkt, kus ta läbi läheb, on see, ja siis teine punkt, kus ta läbi läheb, on see. Ja nüüd minu meelest on 2 viisi, kuidas leida, vähemalt mina oskan 2 viisil leida seda sirget nüüd. Ja esimene on see nii-öelda vektori kaudu. Ehk siis teeme, see on esimene ülesanne siis nii-öelda A-versioon, ehk siis A5, kuidas seda lahendada. Et põhimõtteliselt, kui meil on tavaliselt mingisugused punktid on ju, ütleme, et meil on sellised, ma praegu lihtsalt teen selle nii-öelda teoreetilise osa, et see võib-olla seletab, kuidas ma mingeid asju leian. Nii, ütleme, et meil on 2 sellist punkti. Siis selleks, et leida vektorit AB, vektor siis teadagi on suunatud lõik, ehk siis lihtsalt mingisugune lõik, millel on suund. Nii, selleks, et leida seda AB-d, mis ma teen, on, et ma lahutan x-id üksteisest ja siis ma lahutan y-id üksteisest. Nii, ehk siis selleks, et meie seda oma AB-d saaksime, on ju, meil on, ma nüüd teen natuke värviliselt, on ju, need, ehk siis, need on need nii-öelda B omad, tulevad siit ja siis need A omad. Nii. Ülekirjutamine võib-olla ei ole parim taktika, et see on natuke segane jääb ikkagi. Igatahes on niimoodi. Ja nüüd, kui me tahame seda ise leida, siis me võtame need arvud ja paneme siia asemele. Ehk siis kõigepealt meil oli see 6 on ju, ja 6-st me lahutame selle 4. Ja siis y-ide asemel meil on ju 5 ja 5-st me lahutame 1. Ja see annab meile, et AB, vektori AB, need arvud siin tulevad 2 ja 4. Ehk siis see on vektor AB. Ja nüüd olles leidnud vektori AB, me saame leida tõusu. Mis asi on tõus? Tõus on nagu see, millise nurga all ta nii-öelda läheb ülespoole või nagu kui palju ta korraga ülespoole läheb. Ehk siis kuidas ma sellele mõtleksin, oleks nii, et kui sul on ruuduline paber, see on väga lihtne, on ju, sa teed 1, nii, see on 2 ühikut, 1 ja 2, ehk siis see on see x on ju, 2 paremale, ja siis 4 üles on ju 1, et ma pean selle nurga peale tegema, muidu mul ei ole ruumi, nii 1, nii 2 ühikut ja siis 4 ühikut üles, 1, 2, 3, 4. Ja nüüd see on see, kuidas ta läheb, on ju, sinna suunas. Nüüd, et tõusu saada, ma tahan teada, kui palju ta 1-ga edasi läks. 1-ga ta läheb siin juhul 2 edasi. Ehk siis see tähendab, et tõusu märgitakse K-ga. On tavaliselt nii, tõus K võrdub 2. Samamoodi saad selle lihtsalt teha, kui see 4 jagatud 2-ga teed. Ta annab sama välja. Aga see on nagu see loogika, kuidas ta töötab, et kui palju sa 1-ga edasi minnes kõrgemale lähed. Võtti selle võrrandi leidmiseks, mis meil on see y miinus, valime siis 1 punkti, on ju, valime praegu A järgi teeme seda. Y miinus siis mingisugune y, mis meil on. Nii, võrdub siis tõusu ma praegu panen lillaga, tõus korda siis see x, mis meil on mingisugune lihtsalt tundmatu x, miinus siis see punkti x.
mis meil on. Ja kohe seletan, kuidas see nüüd käib. Ehk siis K, selle me leidsime siin, see on meil olemas. Nii, CY on see arv siin ja CX on see arv siin. Ehk siis me lihtsalt paneme nüüd asemele need. Ehk siis meil jääb alles Y miinus, mis ta on, 1 võrdub, K on meil 2, sest tõus, K korrutada tundmatu X miinus 4. Et ja nüüd me lihtsalt arvutame ja siit me saame selle kätte, ehk siis mis ma nüüd teen edasi ainult kollasega. Ehk meil on see Y, nii selle ühe ma viin teisele poole, eks meil on 1 pluss nii 2 korda X on 2X, 2 korda miinus 4 on miinus 8. Ehk siis me siit saame Y võrdub 2X miinus 7. Ja nüüd see on selle T, see sirge T, mida me kõige alguses tahtsime otsida, selle võrrand. Teine viis, kuidas seda võrrandit saada, on 2 punktiga määratud sirge leidmise võrrand, mis on nagu natuke minu meelest võib-olla lihtsam kui see, aga siis sa pead mäletama seda valemit. Ja mina üldiselt valemeid väga ei mäleta, nii et ma lihtsalt mõtlen välja asju. Aga kuidas seda teha? 2 punktiga määratud sirge võrrand, ma tegelikult teen selle siia vasakule poole, siis ma samal ajal saan vaadata neid arve siin. Teeme rohelisega. Ehk siis meil on lihtsalt on üks selline valem olemas. Ma nüüd kirjutan selle välja niimoodi, et ma proovin teha need õiged asjad õiget värvi, et see oleks jälgitav, kust mingi asi tuleb. Siin on miinus, siin on miinus, siin on miinus ja siin on miinus. Nii, okei. Ehk siis kõigepealt on meil X1, siin on X1, siis meil on X1 on ka siin, ja siis meil on Y1 siin ja Y1 siin ja siis meil on X2 ja Y2. Hüva. Ja nüüd selle 2 punktiga määratud sirge võrrandi kasutamine on väga lihtne, sa lihtsalt topid need arvud, mis sul on asemele. Ehk siis kui meil on oma need mingisugused punktid teada, siis me saame siia lihtsalt need arvud asemele panna. Ehk siis me teame, et X1 on 4, ehk siis igal pool, kus mul on siin X1, ma panen 4. Igal pool, kus meil on Y1, ma panen 1, sest ma saan selle siit, on ju. See on see koht, kus ma võtan ta. Ja siis meil on see X2. X2 meil oli 6 ja Y2 meil oli 5. Ja nüüd selleks, et seda vastust leida, ma edasi teen ainult rohelisega, ma lihtsalt arvutan. Ehk siis mul jääb siia X miinus 4, siia alla 6 miinus 4 on 2, Y miinus 1 on Y miinus 1, 5 miinus 1 on 4. Nii, kasutan praegu võrdepõhi omadust, ehk korrutan sellega ja sellega. Ehk siis 4x miinus 4 võrdub 2 korruta Y miinus 1. Siin ma jälle korrutan, lihtsalt täiesti tavaline korrutamine. Märgi peaaegu sõlkisin ära, aga pole hullu, märkasin. Nii, miinus 2. Oot, ja nüüd ma lihtsalt lihtsustan selle niimoodi, et mul Y jääb ühele poole, siis mul on nagu tavalisel kujul. Ehk siis teeme, et Y jääb siia poole, 2 viin teisele poole, seega märka muutub. Nii, ja siis on 4x miinus 16. Ehk siis mul jääb 2 Y-t võrdub 4x. Nii, ja siis miinus 16 pluss 2 on miinus 14. Nüüd jagan mõlemad pooled 2-ga, jääb Y võrdub 2x miinus 7. Ja see on ka see T. Ja see T on ju. Ja me saame vaadata, see on sama, mis me enne saime. Ehk siis see vastus ja see vastus on sama. Ehk mõlemad meetodid töötavad. See oli lihtsalt kõige esimene asi, mis me pidime tegema selleks, et seda ülesannet üldse saaks lahendama hakata. Leida selle T siis, ma kirjutan T siia ka, T võrrand, nii, ja T võrrand miinus 7 oli siin. Okei, nüüd meil on vaja leida punkt L, ehk siis nüüd me alles hakkame päriselt seda ülesannet lahendama.
punkt L, ehk siis siin on esimene osa sellest ülesandest. Punkti L koordinaadid, kuidas me leiame mingisuguse punkti, punkt L on see, kus kaks asja ristuvad või siis lõikuvad õigemini, kohtuvad. Selleks me lahendame võrrandisüsteemi, ehk siis mul on T ja S, need sirged, ma lihtsalt panen nad siia praegu kirja. Nii, see on T, on ju. Ja siis meil on S. S on Y võrdub 1/3 X miinus 2. Nii, võrrandisüsteem. Ja nüüd selleks, et seda L leida, ma kasutan näiteks asendusvõtet, et seda lahendada. Asendusvõte. Ehk siis ma panen need Y-id oma vahel võrduma. Ehk siis mul ühele poole jääb 2X miinus 7, teisele poole jääb 1/3 X miinus 2. Siit me saame siis... on ju 2x miinus 1/3 on 1/2/3 x ja teisele poole meil jääb mis ta on 5 on ju. Ja nüüd, kui me jagame 5, mis ta on 1/2/3, see on 5/3, jagame sellega, siis siia poole meil jääb x ja siia poole meil jääb 3. See on x ja nüüd leiame y. Y leidmiseks, tahame leida Y, või tegelikult ma leian sellega natuke lihtsam. Seal ei ole mingisuguseid imelikke arve. Nii, Y leidmiseks ma võtan selle X-i, mis me just saavutasime. Siit saavutasime selle X-i. X võrdub ja nüüd ma panen selle asemele. Nii, ehk meil on korrutada 3 ja siis miinus 7. Ehk siis ma lihtsalt siia asemele praegu panin selle arvu, mis meil oli ja niimoodi ma leian Y. Vahet ei ole, kumba sa paned, mõlemasse võib. Ja see on miinus 1. Ehk siis, mis ma saan, punkt L koordinaadid on 3 ja miinus 1. Ehk siis esimene osa sellest ülesandest on tehtud lõpuks. Ja siis meil on sirgete S ja T vaheline teravnurk. Sirgete S ja T vaheline teravnurk, jälle minu meelest on 2 viisi, kuidas seda leida. Üks on selle nii-öelda vektori skalaarkorrutuse kaudu ja teine on selle nurkade tõusu vahel oleva nurga kaudu. Ma teen mõlemad, et oleks olla. Ma teen siia ülesse, sellepärast, et mul alla ei ole enam ruumi. Ma proovin niimoodi paigutada. Teeme roosaga. Ehk siis meil on, kõigepealt teeme selle vektori skalaarkorrutuse kaudu. Selleks, et vektori skalaarkorrutuse kaudu leida seda nurka, ma kõigepealt pean tegema sirge S-i vektori endale, sihivektori siis. Ehk siis, mis ma tean, on ju, ma tean tõusu. Tõus, S-i tõus on see siin. Kuidas ma seda tean? Sest lihtsalt see X-i ees olev asi on tõus, nagu nii on. Nii, see on 1/3. Teades, et see on 1/3, mäletate, kui me enne vaatasime, kuidas me seda tõusu saaksime leida, kus meil siin on, võt siin on see tõusu leidmine, siis tõusu leidmine oli sama, et kui ma tegin ju niimoodi, ehk siis selle jagasin sellega. Ehk siis vaatasin, et kui palju me saame minna edasi, või kui palju me läheme ülesse, kui me läheme ühe võrra edasi. Ehk siis, kui me niimoodi saime teha, siis me saame vastupidist ka teha. Ehk siis me saame öelda, et selle, ütleme siis S-i vektor niimoodi, selle S-i vektori on niimoodi, et 3 ühele. Ehk siis, kui me läheme 3 ühikut edasi, siis me läheme 1 ühiku ülesse. See on see, mis see tõus 1/3 tähendab. Võt, aga see on meie see sihivektor. Ja siis sirge T-sihivektor meil oli ka olemas, seal me just all käisime. Mul on see peas ka. See on see AB, on ju. AB vektor, mis meil oli, see on 2 ja 4. Võt, ja siis meil on valem. Valem on järgmine. See on see skalaarkorrutise oma. Kes meil on kosinus alfa. Nüüd ma kirjutan, see on suht palju asju. X1, X2 pluss, mitte korrutada, pluss 1 Y ja 2 Y. Nüüd siin on ruutjuur X1 ruudus Y1 ruudus, need omavahel on korrutatud. Ja siis liita sellele X2 ruudus ja Y2 ruudus. See on see skalaarkorrutise valem siis.
olles saanud selle valemi kirja, nüüd otsustame, kumb on x1, kumb on x2 või kumb on 1 ja kumb on 2. Vahet tegelikult ei ole, lihtsalt see peab sama olema kogu aeg. Ehk siis teeme, et ühed on S. Nii, ja siis 2 teeme, et on see T. Nii, see on siin. Okei. Ma nüüd kirjutan niimoodi, sest siis mul on vaja vähem värve vahetada. Nii, siin on pluss, siin on ruutjuur ja siin on pluss. Vot, nii, meil on 3 korrutada 2, siis meil on 1 korrutada 4. Ma nüüd täpsustan, ma sain siit ja siit need vastavad arvud. Siis meil on 3 ruudus pluss 1 ruudus ja siis teisel pool meil on 2 ruudus pluss 4 ruudus. Et ma lähen nüüd siia poole ja nüüd ma teen edasi ainult oranžiga. Nii, 3 korda 2 on 6 pluss 1 korda 4 on 4. Nii, siin ruutjuure all meil on 3 ruudus on 9, 9 pluss 1 ruudus on 10. Siis meil on 2 ruudust 4 pluss 4 ruudus on 16 ehk kokku 20. Võtta siin jääb meile 10, ruutjuur 10 pluss ruutjuur 20. Võt, mis see meile annab, see on meil, mis ta on, 10 jääb siia ja alla tuleb 10 ruutjuur 2 ja siis tuleb 1 ruutjuur 2. Ja nüüd tuletame meelde see, et see on koosinus alfa, ehk siis koosinus alfa võrdub 1 ruutjuur 2. See on sama, mis alfa on 45 kraadi. Võt, ja see on vastus sellele teisele küsimusele. Aga tegelikult on teine viis ka, kuidas sellele samale küsimusele vastata. Ja see on siis tõusude, selle nurkade tõusude vahe kaudu või nurga kaudu tõusude vahel. Okei, ja selleks me teame, et on ju see tõus teel on ju 2, sest 4 jagatud 2 on 2. Ehk siis, mis selle valem on? Ma kirjutan selle valemi siia ülesse poole, sellepärast, et allpool ei ole tõesti enam ruumi. Nii, ehk siis selle jaoks meil on tangens alfa võrdub ma teen nüüd K2 miinus K1 ja siis 1 pluss K1 korda K2 korrutada K2 ja need on tõusud lihtsalt. Võtti selle arvutamine läheb nii siis, ehk siis ma lihtsalt nüüd panen siia tõuse asemele, ja meil on siin on 2 ja siin on 2 ja see on 1/3, 1/3. Ja nüüd ma lihtsalt arvutan, ehk siis siia ülesse meil jääb 1, 2/3, alla meil jääb 1 pluss 2/3 on ju. Võt, ja siis need on sama, siis meil kokku on 1. Nii, ja siis on tangens alfa, on ju, tangens, pean siia allapoole tegema, see on loogilises järjekorras, tangens alfa võrdub 1, see on, et alfa on 45 kraadi. Okei, ja see on sama, mis me enne saime, nii et meil oleme õnnestunud vastata sellele teisele ülesandele. Nüüd jõuame viimase selle ülesandeni, mis on kolmnurgaga seotud. Ma teen, siin on nii vähe ruumi. Okei, ma teen niimoodi. Hästi, ehk siis meil on punkt C. Meil on vaja arvutada punkti C koordinaadid, kui lõik BM on kolmnurga LBC mediaan ja vektor BM on siis 1,5 ja miinus 4,5. Okei. Ehk siis võtame rahulikult, mis on. Ma teen nüüd
kollasega vist, seda me ei ole siin teinud veel. Ehk siis meil on mingisugune kolmnurk, ma teen täiesti suvalise kolmnurga, ma ei tea, milline see kolmnurk päriselt on, suvaline kolmnurk. Ja see on LBC. Nii, ja me teame, et BM on kolmnurka LBC mediaan. Mediaan on see, et ta on ühest kolmnurga tipust vastaskülje keskele tõmmatud lõik. Ehk siis meil on see BM, kui ta on BM, siis ta peab tulema B-st välja, läheb siia keskele. Nii, BM. Võt, ja see on siis nii, ja see on M. Okei, mis me teame on veel ka, mis ma mõtlen, mis me varasemalt teame, me teame ju B neid koordinaate, me teame ka L-i koordinaate, eks paneme need kirja. B-koordinaadid me saame siit. Ma kustutan siit ülevalt ära, sest mul ei ole ruumi muidu. Nii, B-koordinaadid. Me teame, et on 1,5 ja -4,5. Ja siis me teeme L-i koordinaate, mis me enne leidsime. Kus see L-i koordinaadid meil nüüd on? 3 ja -1. 3, -1. Ja me teame, et BM on 1,5 ja -4,5. Ja selle kaudu me saame leida siis punkti M, sest mäletagem, ma kirjutasin nüüd B-koordinaadid valesti, ma märkan. Kirjutasin kogemata sinna teise asja. B pidime siit saama, ehk siis see oli 6 ja 5. Minu viga. Nii, aga kui me teame B-d ja me teame seda BM-i vektorit, siis me saame M-i leida. See on seesama asi, mis me siin all tegime. Ma ei hakka seda uuesti kirjutama, seda valemit, aga põhimõtteliselt ma nagu lahutan sellest BM-ist maha B ja siis ma saan selle kaudu M-i. Või siis, jah. Ehk siis M-i leidmine. Ma teen M-i lillaga. Nii, M-i leidmine on niimoodi, et meil on 6 pluss siis, ma saan liita nad, on ju, sest ma tahan, jah. Sest see on selles suunas. Nii, ja siis mul on 5 pluss -4,5 on -4,5. Ehk siis ma saan, et M on 7,5 ja -0,5. Ei, 0,5 lihtsalt, mitte -0,5. Nii, ja kustutan natuke veel seda eelmist ülesannet siit ära, et ruumi oleks. Okei, M on käes. M on käes, see on 7,5 ja 0,5. Võt, ja nüüd selleks, et C-d leida. C leidmine on see meie lõplik eesmärk, on ju, sest meil küsitakse punkti C koordinaate. Siin on kirjas nii. Siis, kui me mõtleme, kuidas me leiame lõigu mingisugust keskpunkti, on ju selline, ma kirjutan siia üles poole, meil on selline valem lõigu keskpunkti leidmiseks, et meil on mingisugune X, see on nüüd lõigu keskpunkti X koordinaat. Me teame näiteks lõigu ühe otsa koordinaati, lõigu teise otsa koordinaati, ja siis me jagame 2-ga, eks see on põhimõtteliselt nagu selle aritmeetilise keskmise leidmisega sarnane, on ju. Ja Y-iga, Y-koordinaadiga täpselt sama lugu, et meil on Y1, ehk siis see on nii-öelda see üks tipp, ja siis Y2, teine tipp, ja jagame 2-ga. Ja nüüd, kuna meil on siin olukord säherdune, et me teame, on ju, M-i, M on see keskmine, M on see. Ma kirjutan siia M-i asemele. Me teame M on see. Ja siis me teame ühte, on ju, nurka, me teame L-i nii-öelda. Võtan siia L-i, kirjutan.
siis me saame selle kaudu leida C. ma teen nüüd C teist värvi, teeme, et C, mida me otsime, on sinine. siis see on võib-olla jälgitavam. nii, C ja C. ja nüüd selle leidmiseks me lihtsalt saame siia arvu tasemele panna ja siis me saame välja rehkendada, mis meil vaja on. Eks alustame X-ist, ehk siis meil on XM, XM. XM-i, ehk siis ma nüüd teen seda asja, aga siin all. Ehk siis XM me teame, et on 7,5. nii, ja siis me teame veel XL on 3 ja siis XC-d me ei tea. ja nüüd me saame selle leida lihtsalt arvutades. Ehk siis näiteks kasutame võrde põhiomadust, mis ma edasi valgega siin. 2 korda 7,5 on 15. 3 korda 1 pluss, nii, 1 korda 3 pluss C, XC on 3 pluss XC. Võt ja siis siit me saame, et XC on 12, on ju. Sellepärast, et 15 miinus 3 on 12. ja nüüd teeme sama asja, leiame Y-i ka. nii, Y, mis meil on 0,5. siis mis meil veel on? me teame L-i. L on meil -1. ja Y-C-d me otsime. nii, ma teen jälle ruumi, kustutan siit seda eelmist ülesannet ära. nii, YC, nii hästi, ja nüüd lihtsalt arvutame. Kasutan jälle võrde põhiomadust, on ju 0,5 korrutada 2 on 1 ja 1 korrutada -1 pluss YC on -1 pluss YC ja siit me saame, et YC võrdub 2, ehk siis me saame punkti C koordinaatideks, saame selle ja selle, ehk siis me saame, et YC on 12 ja 2. Vot, ja oleme lahendanud selle ülesande ka ära. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.